Tervitus teile, lugupeetud spordisõbrad Otepäält Tehvandi staadionilt. SCB 17. Tartu rattamaratoni stardist. 80. aastatel Ameerika Ühendriikidest alanud maastikurataste buum jõudis sajandi lõpuks ka meile ja 1998. aastal oli aeg küps. Enam-vähem Tartu maratoni trassi jälgides korraldati rattamaraton Otepäält Elvasse. Aegade jooksul on distants pikenenud, nüüd siis 89 kilomeetri peale, kui räägime põhidistantsist, ja osalejate arv on aga enam kui neljakordistunud, nii et see seeme on langenud äärmiselt viljakasse pinnasesse. Tänasele sõidule on end kirja pannud ligi 5600 ratturit. Pühapäev, 20. september 1998. Meil võttis tegelikult päris kõva viit aja, enne kui pärale jõudis see maastikuratta buum. No, vastab tõele, jah. Ütleme nii, et sel ajal, kui Eesti veel oli Nõukogude Liidu osa, et siis meil maastikuratast ei teatud mitte midagi ja kui Eesti vabaks sai, siis hakkasid tulema Eestisse ka maastikurattad, aga spordialana ta veel ei levinud, kuigi 96. aastal alges Maasikmets olümpial käis, siis kui oli esimest korda maastikurattasõit olümpiamängude kavas, siis olümpiaformaadis. Mõtted ju hakkasid 90. aasta keskul umbes samast ajast hakkasid liikuma, et maastikurattavõistlusi korraldada. Maastikuratastega sõideti, ütleme ka rattarallisid ja selliseid üritusi, aga spetsialiseeritud maastikurattavõistlusena, siis minu mäletamist mööda oli esimene oligi Tartu rattamaraton, vähemalt suurema üritusena, et võib-olla mõni väike kuskil ei olnud. Ja mõte oli Alar Arukuusk ja mina, tuleb tunnistada, olime need autorid, kes siis tollel ajal tegime Tartu kolmiküritust ja eelkõige suusamaratoni muidugi, siis me tulime selle mõtte peale, et oleks mõistlik teha veel üks üritussarja ja Tartu rattamaraton ja nii see läks. Ja üle ootuste kõva osavõtt oli, ma küll ei mäleta täpselt, siin mõned inimesed arvasid, et kui paarsada tuleb, on väga hästi, aga see esimene vist kiskus juba 1000 juurde kuskile, mis oli ikka ülimalt rõõmus üllatus meile. Tänaseks on tegemist siis suuruselt kolmanda maastikuratta maratoniga maailmas juba mitmendat aastat, nii et see on kindla koha saavutanud mitte ainult Eesti ja Baltikumi ja Skandinaavia, vaid maailma kalendris. Kell 10, kui hommikune jaedus sundis ratturid ehk natukese toekama rattariitusega starti tulema, oli aeg minna. 17. korda, aga 2006. aastast seega 9. puhku juba 89 kilomeetrisele rajale. Norra Birkebeiner Ritteri otsesel eeskujul sündinud ja maailma suuruselt 3. rattamaratoniks tõusnud Tartu rattamaratoni põhidistants ei saagi lühem olla. Eks seisus kohustab, aga sisuliselt võttes osalejate treenitus on ju tõusnud, oskused paranenud, rääkimata sellest, kui palju on muutunud rattapark, missuguse kvaliteediga ratastega sõidetakse täna. Kui osaleda soovijaid, end registreerunuid oli kokku ligi 5600, täpsemalt 5582, neist pikale põhidistantsile 3387, siis startitulijaid oli mõnevõrra vähem, nagu ikka. Seekord 5167, neist pikale 3145 ja lühemale 40 kilomeetrisele sõidumaale 2022. Nii-öelda kadu siis 7% peal, mis muude väiksemat mastaapi Eesti massivõistluste keskmisest vähemgi. Kõissa kodune ja teen, ma rikki meelita
Pikka aega püsinud kuiv periood, ütlemata kaunis september on teinud kõik raja suhteliselt kiireks läbimiseks. Teed on kõvad ja tolmused, vähesedki märjemad kohad on aga praktiliselt kuivad ega võtta kiirust mahagi. Kas see tuhandetele võiduihkajate taga alustanud elu kergemaks teeb? Vahest ikka. Esikoha nõudlete seas annab aga vaimeldamatu eelise pigem maanteekallakuga rattameestele kui krossisõitjatele. Niisugustes oludes ei ole ju ka võimatu, et sõidetakse üle Tanel Kangerti 3 aasta tagune rajarekord. 47 sekundit üle 2,5 tunni. Esimene vahefiniš matul 13 kilomeetri alguses, sissejuhatuseks liidermootorratturi kukkumine, aga see ei sega rattamehi suurt midagi. Vahefiniš kohe siin samas, särtsakalt on alustanud lõunanaabrid. Vahefiniši võidupreemia nopib Rietumi Delfini klubi Andris Smirnovs ja sama klubi värvides tuleb ka teine mees Ans Flaksis ning kolmandanegi veel Dmitri Sorokin, siis tihedalt temaga koos Martin Loo, Aksel Nõmmela, Kalle Kriit, Marko Ainsalu. 2 eelmisel aastal SEB Tartu rattamaratonil triumfeerinud Erki Pütsep, Ivo Suur. Ei, suurtest favoriitidest ei puudu siit keegi. Ka Alges Maasikmets, Kaspar Austa ja Silver Schultz on ikka selles liidrite 20-mehelises grupis. Läti meeste aktiivsus siiski suurt äraminekut veel kaasa ei toonud tõusul Harimäele. 20. kilomeetril raja kõige kõrgemasse punkti 203 meetrit üle merepinna tuleb üksi ees hoopis Ivo Suur Thule Opel Pro tiimist. Ja nii 40 meetrit tagapool grupp Aksel Nõmmela, Maasikmets, Flaksis, Loo, Sorokin, Raido Kodaniborg, Peeter Tarvis, Kriit, Austa, Josten Vaidem, Arnis Petersons, Pütsep, Ainsalu, Karn Arnold, Vendelin, Sten-Erik Ottender, Smirnovs, Schultz ja Helmet Tamgõrv, 18 meest. Ja siis on ees juba pikk laskumine Harimäelt. Kui tee jälle pisut kõrgust võtma hakkas, Puka teeninduspunktis 37. kilomeetril olid ees juba 4 meest. Veel üks meie igihaljas rattajas Raido Kodaniborg, Arctic spordiklubist Aksel Nõmmela CFC, Marko Ainsalu, Thule Opel Pro tiim ja Ans Flaksis. Pool minutit taga veel üks nelik, Andris Smirnovs, üpris palju lubav lätlane Arnis Petersons, siiski rohkem raskete radade mees, näiteks Haina 103, meie Ivo Suur ja Peeter Tarvis Raplamaa rattaklubist Komo. Ei saa siin veel midagi lõplikult paigas olla, sisuliselt ju vaated maanteesõidus. 3. grupp, Helmet Tamgõrva vedamisel on liidrites maas vaid 50 sekundit. Schultz, Loo, Pütsep, Kriit, Austa, Maasikmets, kui siin korralikult ja üksmeeles tööd teha, jõudu just kui võiks olla küll. Peaaegu poolel maal tõusul Meegaste mäele taas trügitakse 200 meetri kõrgusele merepinnast ja jääb juhtgruppi ikka Raido Kodaniborg, Aksel Nõmmela ja Marko Ainsalu ees. Väga tugev lätlane Ans Flaksis ei kipu ennast salgevalt tööd tegema, mõistetav ka meeskonnakaaslane Rietumu Delfinist Smirnovs ju napid paarsada meetrit tagapool ja mis saab 3 eestlase vastu ikka rava. Ja siis ongi see Smirnovsi kvartett, Suur, Petersons ja Tarvis. Ollakse vahest mõne sekundi jagu liidritele lähemal saanud, aga sellest nüüd suuri muutusi välja lugeda veel ei tahus. Olulisim see, kas siis nüüd vaid meie meeste grupp, Pütsep, Maasikmets, Loo, Austa, Vendelin, Schultz, Tamgõrv, Ottender, Kriit, Vaidem suudab nii-öelda vigade parandus ära teha. 2 äraminekut on ju läbi lastud ning 3 Läti meest 2 jooksikute grupi peale ees. Läti meeste tahtmine sai teoks, 2 nelikut saidki kokku, liidrite grupis nüüd 8 meest, 3 neist lõunanaabrid. Enne palu vahefinišit on aga tekkinud uus juhtgrupp, 2 meie meest, Aksel Nõmmela ja Ivo Suur ning 2 tõsiselt ohtlikku Rietumu Delfini ratturit Smirnovs ja Flaksis. 67. kilomeetri alguses võidab Smirnovs taas vahefiniši Ivo Suure, Aksel Nõmmela ja Ans Flaksis ees. 30 sekundit hiljem tuleb järgmine seltskond Pütsepa vedamisel. Schultz, Vaidem, Kriit, Ainsalu, Loo, Vendelin, Kodaniborg, Ottender, Austa, Tarvis, Maasikmets, Tamgõrv ja Petersons. Sõita veel veidi üle 22 kilomeetri. Peaks ju olema kõik veel võimalik. Aga ei, need 2 kanget Rietumu Delfini meeskonnast number 75 Ans Flaksis ja number 77 Andris Smirnovs ei ole täna teistele siiski mingitki võimalust jätnud. 20 kilomeetrit enne lõppu jätsid nad maha Ivo Suure ja Aksel Nõmmela ning kadusid konkurentidele eest. Tegu on tugevate sõidumeestega. 24-aastane Smirnovs lõpetas 2 aasta eest alla 23 aastast Euroopa meistrivõistlustel grupisõidus 8. Temast aasta noorem 23-ne Ans Flaksis sai tookord koguni hõbemedali ikka samas maanteeratturite grupisõidus ja mullu oli temposõidus EM-i 5.
tegu on tehtud, kuidagi ootamatult publikugi jaoks on Smirnov ja Vlaksis finišipaigas, mis siis siin nüüd ikka rabavat on. 2 korral on varemgi meie rattamaratoni võit Lätisse läinud Aleksei Saramotins lõpetas Elvas esimesena 2003. ja 2005. aastal. Aga niimoodi, niisuguse üleolekuga ja veel kaksikvõiduga. Võitja on 23-aastane Ants Vlaksis, Smirnovsile teine koht. Ja Tanel Kangerti rajarekord 2.30.47 ongi löödud minuti ja 36 sekundiga. Then we just work together because we are from one team and there is no difficulties with working together, and Andris just was more than kind and let me finish the first, so I'm very thankful for that. And it was a lot of his job. He helped me in the race in the last 20 Ks to make it to the finish. Kulub 2 minutit ja 19 sekundit, kui pära lõiguvad järgmised. Siin võideldakse meeleheitlikult Eesti maastikuratamaratoni meistritiitli eest. Kes on teravaim selles grupi finišis? Ja see on 3-kordne Tartu rattamaratoni võitja 16 aasta eest ka esimese sõidu võitnud 46-aastane Alges Maasikmets. Pütsepa ja Austaes medalimeestel järgnevad Sults, Vaidem, Tamgõrv, Tarvis, Nõmmela, Kodaniborg ja Kriit. Ta oli jah väga selline maanteesõit juba ja et selline taktikaline, et mõlemad atrüüvid korra läksid, siis ei punt seisma ja selline ka ei minnud jõuga, aga taktikaliselt, et selge, vahepeal vaatasin tegelikult, et need 8 lähevad lõpuni ära, et tegelikult olid kõik tugevad sellised tempomehed, aga neil lagunes ära kuidagi seal. Eestlastel ometi arvuline ülekaal ju oli, aga erinevates värvides särgid või mis? Jah, ja eks igaüks sõitis rohkem enda eest ja ma ei tea siis, mida taheti, et vahepeal tundus, et Martin muidugi üritas kõvasti lõpus ta kustus ära, aga eks see rada on talle nii risti vastu, kui olla saab, et oleks, et see, jah. 10 kilomeetrit veel. Hellenurme teeninduspunktist läbi kihutavas esimeses grupis Urmas Välbe ja Jaunas Maanurme juhtimisel on veel 9 meest. Maha on jäänud Raido Kodaniborg, Talpurunes Kumm ja Andre Adusson. Elva Jahilasketiir, esimese Tartu rattamaratoni finiš. Kes? Liidergrupp on koos. Üsna mättalisel lõpusirgel Maasikmets, Lauk, Aug, Välbe, Maanurm, Tamgõrv peaaegu koos. Alges Maasikmets, aga ülinapi eduga saarlase Andres Laugu ees on esimese Tartu rattamaratoni võitja. Sellist finišit saab Eestis küll harva näha. Üksi oleks väga raske midagi teha ja eks ta ei finiši peale. Kui oleks tolle ajal keegi öelnud, et nii kaua siin vänt on, siis ma oleks pikalt saatnud öelnud, et see nõrga mõistusega. Aga rada on nii läinud ja meeldib ja eks ta pingutus nõuab, aga nii ta välja kukkus. Meie parim krossimees ja ainuke maastikurattaprof Martin Loo pidi kätt südamele pannes kaugeltki mitte tema alal leppima 15. kohaga. Alguses sõit oli aktiivne nagu ikka ja mingi hetk siis sai selline seltskond sealt eest ära ja vahel läks suht kiiresti seal minuti peale, et ega seal väga nagu töödi tehtud, rohkem vahiti ja seal selle siis kõige pikema metsalõigu peal, et punnisin nii, kus sain ja sai nagu vahekorra päris väikseks seal mingi 25 sekki peale ja mehed olid kohe ees, aga samas vaimus pandi edasi, et ega keegi nagu väga nagu püüda ei tahtnud ja kui ma proovisin nagu minema panna, et siis muidugi siis oli kõik nagu sõitma selle ja eks vahe läks seal kruusa peal jälle minuti peale ja rohkemaks, et polnudki nagu midagi teha, et seal oleks pidanud siis ikkagi nii-öelda siis koos nagu vedama ja tööd tegema, et iseenesest ei olnud midagi rasket. Naistest oli kiireim ning tuli ka Eesti meistriks Janella Uibogand pelotonist. Rakke Giant Teami Grete Steinburgi ja Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi Inge Kooli ees. Oli see nüüd elu kõige magusam võit? Kindlasti. Et sain omal 2 aastat tagasi juba esimest korda siin välja teenitud särgi tagasi ja oli pöidlahoidjaid, kes ütlesid juba eelnevalt, et nüüd tuleb võita, et näiteks Liisa Erberg, kes sõitis meil MM-ile ja Laura Lepasalu, kes hoidis mulle kõvasti pöialt, et ise ei uskunud, aga tuli. Aga katkise rangluuga sõita? Ohtlik, et pidin ikka väga ettevaatlik olema, et see oli ohtlik olukord ja siis ikka käisid jõnksud niimoodi südamest läbi, et kas nüüd? Tuli ikka ennast natukese tagasi hoida. Õnneks rada ei ole väga hull, mis raputaks. Et jah, see raputamise puudumine oli see, mis andis siis võimaluse mul tõesti see rada enam-vähem ilma valudeta läbida. Uskumatu. Üsna, et jõulumäel tegelikult poolmaratoni panime ka selle rangluuga lõpuni teadmata, et ta päris katki oli.
aga jah, et pidin proovima, et ma nüüd julgeks ka tervitada arst Leho Ripsi, kes mind tegelikult rajale ei lubanud. Selle kohta öeldakse vist, et mis ei tapa teeb ainult tugevamaks. Jah. Aga et nüüd tuleb vaadata edasi, et kuidas see nüüd lõplikult mul paraneda saab. Enne veel, kui jõuame pühapäevaste peakangelaste juurde tuhandete harrastajateni, heidaks pilgu peale korraks tulevastele suurtele tegijatele. Tuleme ajas veidi tagasi. Laupäeva hommik Tartu laululava taga Tartu spordipargis. Tundus, et sellel laupäeva hommikul kõik teed Tartu linnas ja linna ümbertki toovad just nimelt siia nii palju lapsevanemaid, kes on toonud oma võsukesed välja tillumaratonile, minimaratonile ja väga paljud teevad siin alles oma võib-olla tõesti esimesed iseseisvad rattasõidumeetrid, kas mäest alla, pole oluline, või kui uhked rattad on, tunne või kadedust nii kaunite jalgratastega, mida isa-ema aitavad edasi lükata, tullakse siia. Aga siit see spordipisik alguse saabki. See mini-nelikürituse viimane etapp tõigi kokku rekordilised 2879 tublit rattapossi tüdrukut. Mitmendale sõidule siis väike Helena-Eva läheb? Teisele sõidule. Ta on meil 3-aastane. Ja mitmes kord siin? Siin on teine kord. Eelmine aasta käisime esimest korda. Mis mulje temal siis sellest sõidust oli? Ai, väga head. Finišis saab ju üllatuse. Kas ainult see tõmbab? Ei, no see on üks osa ainult. Teine osa on kindlasti see, et palju rahvast on ja hea melu. No väikesed üritused on lastele lemmikud ikka. Ja lõppude lõpuks, kus kohast see spordipisik siis inimesse ikka tuleb, kui kodunt, isast, emast? Jah, nii ta on, jah. Et eks ise saigi väiksena sõidetatud. No, tere tulemast finišisse. Nüüd saab siis ratta oma kätte võtta lõpuks. Jah, ega ennem ei olnud aega, ei antud lihtsalt. Kumb siis kõvem rattamees on? Ei ole vahet, mõlemad kõvad. Ühed tasased on kõik. Kui vanad? 2-aastased. 2 aastat, 2 kuud. No ega te peategi 8 neid rattasõidule viima, ega isa üksi ei saagi? Ei saa. Ometi see on ühine otsus, et lapsed saaksid ka liikuda? Absoluutselt. Ja meil jagub ilusti võrdselt, kummalegi üks. Hea jook? Lamba jooki saab. Miks toote välja lastele? Natukenegi liigutada rahva seas, väga lõbus, väga lahe. Kas neist rattasõitjad saavad, kas neist sportlased saavad, see ilmselt on hoopis teine küsimus. Jah, pigem jalgpallurid. Vennad on kõvad jalgpallurid, et nendest ka ilmselt, jah. Mingit sporti peab laps tegema nii või teisiti, ei ole vahet, kas tipptasemel või harrastajana. Uue ettevõtmisega oldi rahul, seda oli rõõm kogeda. Igaühel muidugi oma põhjus rattasõitu nautida. Võrreldes maanteesõiduga see meenutab rohkem linnapea ameteid. Maanteel saad ikka teise tuules natukene puhata ka, aga siin ei ole O ega hoobi vahet. Siin tuleb kogu aeg pingutada mäest alla sõites, mäest üles sõites, kurvi võttes, igal pool ainult pingutada. Hästi hea ilm on täna, väga vedas. Tolm oli kogu aeg näos, hambad krigisevad, aga väga hea. Selle saab veega maha pesta. Just. Täna kiirustada pole vaja meil. Aga sõit oli selle tõttu ilmselt natuke kergem ka. Oli tõesti. Metsa vahel sai varjus sõita ja väga hea oli. Ma täitsa kahetsesin aastat öeldes, et pikkade varrukatega alla panin, aga kannatasin ära. Mis muljed siis pikalt rajalt? Tõi väga head.
super, väga mõnus on selline sõit siin. Suurepärane. Ootan juba järgmist aastat. Mulle kõrvas sosistad, et armasta mind aeglaselt, sest täna kiiret meil ei ole, homne päev nii pea ei tule. Armasta mind aeglaselt, kui nii sa teed, siis luban ma, et ükski hetk ei lähe kaduma. Kas Batmanil peavadki olema nii metsikult laiad kummid all? No valusin hommikul Batmobiilist ratta ja ei olnud kitsamaid kumme võtta. Kaalu ju ilmselt palju rattal rohkem. Jah, et 2 korda enam kui muidu. Aga ei olnud hullu, et samas oli suur eelis metsa vahel jälle, et mudastas kohta siis allamäega ikka laia kummiga. Oli päris hea. No aga palju meil neid mudaseid kohti täna ikka? Jah, kahjuks vähe. Tänavu kogunelik üritus Sebrana, eelmise aastal kaelkirjakuna. Kumb raskem oli? No, mis te pakute? Mina arvan, et ühtemoodi hullud asjad mõlemad. No ütleme nii, et kaelkirjakul on ikkagi pikem kael. Aga noh, samas kaelkirjakuna ma rulluisumaratoni ei julgenud teha eelmine aasta, et Sebrana ma tegin ära. See oli, neli tuli kokku. See pole see pole meelepett, kui mulle kõrvas sosistad, et armasta mind aeglaselt, sest täna kiiret meil ei ole, homne päev nii pea ei tule. Armasta mind aeglaselt. Raske on, krambid on juba jälgedes. Aga ei saa ka kuidagi minemata jätta, tulemata jätta? Ei saa. Nii kaua on juba sõidetud. Mitmes kord? 15 vist on nüüd. 14 või 15. Ma ei ole kunagi saanud nii palju aplodeerimisi, pöidlahoidjaid ja muidu ergutajaid, et ma arvan, et neid oli täna sadades kindlasti, kes ainuüksi rajal minust mööda sõitis, juba patsutasid või pöialt näitasid, et see oli väga innustav sõit selles suhtes. Siis armasta mind aeglaselt, sest täna kiiret meil ei ole, homne päev nii pea ei tule. Armasta mind aeglaselt, sest täna kiiret meil ei ole, homne päev nii pea ei tule. Armasta mind aeglaselt, kui nii sa teed, siis luban ma, et ükski hetk ei lähe kaduma. Mis kisub siia? Ikka see vaim, ratta vaim. Sõit on nii kõva olnud, et lausa ruided väljas. Jah, nälg on majas selles mõttes. Toidupunktides ei saanud siis asjale pihta? Ei saanud, nii kiire oli, aga mitte piisavalt kiire. Ikkagi. Aga nüüd tõsiselt võttes muidugi sõit läbi, meel hea? Meel hea, jah. Kahjuks ei parandanud eelmise aasta aega, aga noh, mis seal ikka. Järgmine aasta rohkem trenni ja parem tulemus. Tandemiga rattamaraton läbi sõita, see on juba kunstükk. No iga aasta tuleb harjutamas käia, siis ei ole väga keeruline. Mitmes kord siis? No me siin lugesime klepse kokku, et nüüd on vist klepside järgi 4, aga tegelikult me oleme varem ka käinud. Meil klepsed ka ära kadunud kuhugi, et mingi 5-6 või. Maantee peal rattaralli, see on hoopis lihtsam asi. On. Tee on siledam ja ruumi on rohkem. Ruumi on rohkem eeskätt, et kitsal metsateel on ikka manööverdamisruumi väga vähe.
Laskumised on teie leib loomulikult. Laskumised on meie tugev ala. Siis tuleb see karjuda, et nüüd tuleme vahelt või tuleme vasakult või tuleme paremalt, kui ikka on ruumi tulla. Ja mis siis teile öeldakse tõusu peal? Ei tea, tõusu peal on ka tihti peal ikkagi, kuna me ei saa väga tempot alla lasta ja neistel on käike rohkem, nad saavad aeglaselt minna, siis meil on nagu, et nüüd me lähme jälle kuskilt paremalt või vasakult või siis ei lähe üldse jalutame üles. Ma usun igal juhul huvitav elamus teile endile kindlasti. Jaa, väga tore on. Muidu ei käiks ikka aasta järjest, iga aasta. Laupäeva õhtul on küll nagu raske ennast sundida, et tuleb tulla, aga pühapäeval peale sõit on väga hea meeleolu. Suurepärane. Esisinises, jõujoon kollases. Peaaegu kõik eluks vajalik on maratonisõidul kaasas, vähemalt mis maratonisõidul vaja on. On ja kõik on kaasas, isegi telefonid ja fotoaparaadid ja söögid said otsa tee peal. Aga kõik oli kaasas ja tagavarusad on ka kotiga pagasnikus või? Kui kõik on hästi ette valmistatud, siis ilmselt neid tavaliselt vaja ei lähe. Ei lähe jah. Üks kruvi tuli lahti, aga selle sain japuga kinni keerata. Et 50 aastat vana ratas ikka peab vastu. Fotokat läks vaja? Läks küll vaja, jah. Aga lõpus enam ei olnud aega pilti teha, siis tuli võidu juba sõita. Mis muljed siis on niisuguse erilise rattaga? Pöörati rohkem tähelepanu, hõigati, ergutati? Hästi palju ergutati ja nii palju kui rahvast teebel oli, eks ma ise andsin ka kella, aga kõik ergutasid ja no meelitusi tuli päris palju tee pealt. Väga tore oli, et võib teine kordki tulla sellise rattaga, et ei pea iga kord 3000 rattaga sõitma. Anna minna! Küll sa jõuad! Selline oli hommikul kõleda ja jaheda ilmaga alanud, aga päris suvesoojuses ikkagi +18 lõppenud SEB 17. Tartu rattamaraton. Spordisuvi kipub sellega olema otsa saanud nii kalendri järgi kui ka ilmaprognoosi kohaselt, aga ETV2 ekraanil kohtume teiega, head spordisõbrad, juba 2 nädala pärast, kui näete kokkuvõtted Tartu linnamaratonist, Tartu sügisjooksust. Kõike head teile, kohtumisel! Milline on sügisese rattamaratoni tulevik? Paar tuhat sõitjat on ehk juba paari aasta pärast koos. Ellujäämises aga kahelda ei tasu. Maratoni kaubamärk tähendab ka kvaliteeti. Võib-olla kipub konkureerima suusamaratonigagi. Sild sügisest talve, nagu ta mõeldud oligi.